turvatunne on ilmselt üks põhivajadusi, mis meil elus on, et me tahame, et me ise tunneksime ennast turvaliselt ja hästi ja veel olulisem on see, et need inimesed, kes on meie lähedal ja kes on meile olulised, tunneksid ennast hästi ja kaitstult ja tegelikult ma arvan, et me püüame teha ju kõik selleks, et meil endal oleks hea olla, aga veel olulisem, et meie lähedastel oleks kõik korras ja nad võiksid rahulikult oma igapäevatoimetusi teha. Elukindlustus on niisugune võimalus, et kui näiteks meiega midagi juhtub ja me ei saa enam oma lähedasi toetada või me ei saa seda teha ajutiselt või meil mingil hetkel kaovad ära majanduslikud vahendid oma pere toetamiseks, siis me saame loota kindlustuse peale. Kindlustus ei asenda kaotatud inimest, ta ei too tagasi sellist emotsiooni, mis meil oli selle inimese juuresolekust või seda lähedustunnet või ta kindlasti ei kompenseeri seda muret, mida toob endaga haigestumine ja lähedase pereliikme tõepoolest kaotus või raske tervislik olukord. Aga mida kindlustus toob ja teeb, et ta aitab kompenseerida ärajäävat majanduslikku sellist osa, ehk siis ärajäävat sissetulekut, ärajäävat palka, seda poolt, mis on puhtalt rahas mõõdetav. Sellepärast, et kindlustuse olemuseks ongi ju taastada majanduslikult see olukord, mis oli enne ootamatut ja mitte soovitavat sündmust. Säästmine iseenesest või raha kõrvalepanek pidevalt kas või väikestes summades on väga oluline ja kindlasti väga tervitatav ja hea, kui me seda teeme. Aga probleem seisneb selles, et sellise arvestatava summa kokkukogumiseks esiteks läheb päris palju aega. Et näiteks säästes iga kuu 10% palgast, siis selleks, et saada kokku aasta palk, peame raha kõrvale panema 10 aastat ja meil ei pruugi piisata aega, et seda siis teha enne, kui juba näiteks midagi tõepoolest juhtub. Nii et selles mõttes kindlustus on väga hea viis osta siis nii-öelda endale see südamerahu kohe ja võib-olla tehes ainult ühe väikese kindlustusmakse ja juba olles kindlustatud ja juba teades seda, et kui midagi juhtub, siis on olemas lisatagatis või lisaturvalisuse allikas kindlustuse näol. Nii et juba selline põhimõte tagab selle, et ei ole vaja oodata aastate kaupa ja raha kõrvale panna selleks, et seda niisugust ootamatuste puhuks turvalisust saavutada.